teise vooru käima lükata ja Jürgen Lorenzi vile. Mineku katse sealt. Frolov oli see, kes proovis Ostenbrinki hästi, nüüd lastakse pall läbi ning Järvelaiul on seal ruumi ja Sakari Beglaršvililt ja 1-0. 1-0 8. minutil ning kes muu kui Saka ise paneb selle palli taha risti. Keerutati ja üles leiti. Kaua aega ei läinud ja igati loogiline ka see tulemus, sest Järvelaiule pikk ette. Saab selle kätte ka, jätkab kohe Beglaršvilile jälle, siit läheb edasi see pall veel. Ja sealt tuleb löök ja sealt tuleb 2-0. Sealt tuleb 2-0 17. minutil. Dakosta Ovusu. Ja jälle samad mehed ehitavad. Järvelaid, Beglaršvili ja Ovusu lööb ära. Ja no joostakse seal. Ega seal keegi nagu väga ei küsinud ja kordus näitab ka, et oi, kus siin latti läheb see löök täitsa tühja koha pealt. Ja siit tullakse uuesti. Ja veel on pall karistusalas ja löögikoht on seal ka ja nüüd on kolmas väga lähedal, aga ei tule. Pool aeda peaaegu. Nägitakse lahti seal lühidalt. Välja tsenderdus, tagumisse posti, seal on mehi. Ja seal on penalti. Seal on penalti ja ega seal vist väga vaielda ei ole selles olukorras. Järvelaid saab kollase kaardi selle penalti. Mitte väga nurka, madala, terava, tugeva löögi. Vaatame, kuidas nüüd. Henri välja ja lööb kindlalt ja pürg läks teisele poole, nii et pürgil oli vale paber. Palli ei saa, välja viisakalt küsib, pürg ütleb ei anna ja välja siis viisakalt ütleb, et okei, pole vaja. Võtame ise ja lööme. Pärnu Vaprus 1. Ja tagasi. Läänelaid ja väga palju ruumi on tal nüüd. Lastakse keskele panna ja seal Frolov lööb pallist mööda. Eemalt tuleb veel löök ja see suunatakse edasi, aga liiga karistuslööke, siis peabki see suu käima. Ette posti, pall on lahti nüüd kasti tagant. Aer saab anda tuld, aga paneb üle. Tuleb siit Ostenbrinkile pall ja Nõmde peatõrje. Ja Läänelaid täiesti vaba ja lööb mööda. Nagu jalgpallur olla, siis nädalas 3 mängu tuleb ikka ette teinekord. Taha postid, senderdus sealt veel värava ette ja sealt tuleb 3-1. Henri Järvelaid suunab ära, mis löömata jäi 2 minutit tagasi. Selle lööb Järvelaid ära nüüd. Ja Nõmme Unitedil jälle käes 2-väravaline edu. Vaprus ja kaitsjad jäid nagu vaatama kõik, et mis nüüd edasi saab. Pall kasti ja 4. Joske Morishige näitab, et ründaja positsioonil mängimine on täitsa okei tema jaoks. Saab palli, võtab selle alla, lööb ära. Jäi standardolukorra järel ette. Ja Morishige puhul võib julgelt öelda, et kõrge 5, 19 mängu, aga väravaid 23. Limberg saab nüüd minna, saab vasakuga lüüa ka, aga lööb täpselt keskele. Ja nüüd tuleb siis noorust ka juurde, et Ako Henno Kõrre tuleb ka mängu. Ja nüüd on Õunapuu liini taha täiesti üksinda. Egert Õunapuu ja saab siit ka oma esimese kirja. Lipp jääb alla. Egert Õunapuu 5. Ja saab juba näidata Nõmme Unitedi vappi küll. Ja näete, mida see tähendab Egert Õunapuu jaoks. Premium liigas selle hooaja esimene Egert Õunapuule. Ja ei oska selle rõõmuga midagi ära teha. Minge nüüd õnnitlema meest keegi ometigi. Läheb Frolov, läheb Beglaršvili ja Saka kuni maikuuni välja. Nõmme Unitedi kõige pikem ja ühtlasi ainus sõit, oi kus Nõmme mängu juurde paneme, siis Nõmme Unitedil hooaja esimesest 10 ametlikust mängust 8 on siin Sportland Arenal. Õunapuu nüüd ja ikka tuleb see teine. Ikka tuleb see teine ja see asi läheb juba väga koledaks Pärnu Vapruse jaoks. Egert Õunapuu teine, Nõmme Unitedi 6. Ja seda ei oleks United osanud unenäos ka oodata ilmselt, et niimoodi tuleb hooaja esimene võit. Maa sisse lüüakse see Vaprus. Teened oma esimesed 10 minutit ära. Frolovi karistuslöök. Ja päris hästi värava ette ja siit tuleb veel 1. Ja saab ka Benjamin Chisala värava kirja. 7-1 Nõmme Unitedile. No siin läheb see asi juba selliseks, et United peab hakkama mõtlema, et meil hooaja jooksul nii. Vaprus ei mäletagi vist, millal viimati selline pakk saadi ja 90 minutiga ka Jürgen Lorenz selle kohtumisel lõpetab. Nõmme United 7, Pärnu Vaprus 1. Ja Kevin Aaloja selle nädala 8 päeva kohta võib vist öelda, et päevad ei ole vennad. Täna läks nii, nagu ilmselt ei osanud kartagi enne mängu.
Jah, ma ei tea, väga hea laineharja pealt tulime, aga täna nagu mängisime kõik individuaalselt, et meil ei olnud seda meeskond, mis on meie tugevus peaks olema, et meil nagu täna seda ei olnud, et ma ei tea, mille taha see täpselt jäi, võib-olla selle päikse taha või ma ei tea, aga jah, see on ebareaalne. Olime kõik individualistid seal väljaku peal ja nii ei tulegi. Algus tundus tegelikult, et te võtsite seda nagu rahulikult, et okei, 0-2, aga platsil midagi nagu laadaks ei läinud, tööd tehti edasi, lõite ühe värava tagasi, esimese poole järel nagu tundus, et siit saab mängida küll ja siis teisel poolel uuesti lagunemine. Jaa, ma ütlen see, kui me 2-1 lõime, siis mul oli ka endal tunne, et me tuleme veel järgi siit, aga veel rõhutasime üle poole ajal, rahu, meil tekivad momendid, aga läks hoopis teistpidi, et täielik varisemine ja kaardimaja võiks täiesti kokku. Kas võib mingil määral olla see, et te esimeses mängus Paide vastu tulite väga raskest seisust välja, kas see võis tekitada mingi sellise petliku tunde, et küll me saame? Ja, korra oli see kogemus olemas, et see võib-olla isegi oleks võinud anda rohkem seda hindu juurde, et nagu see on kõik on võimalik. Aga tõesti, ma ei tea, mingi krõks käis kuidagi, et me täiesti lagusime. Me olime nii softid ja me ei jõudnud kontaktigi, meid joostis täiesti üle, et nagu, ma ei tea, siin tuleb see kiirelt ära unustada ja treeni edasi panna. Enne koondise pausi nüüd üks mäng veel, et see vähemalt annab võimaluse mitte nagu jääda marineerima, vaid nagu sa ütlesid, tuleb teha järeldused ja lihtsalt parandada need head. No just, nagu on see hea lause, et sa oled täpselt nii hea, kui see viimane mäng, et siis tahaks võimalik kiirelt selle uue mängu peale saada, et tegelikult me ei ole nii kehvad, et kõik peavad peeglisse vaatama ja pingutama edasi. Pärast seda esimese vooru mängu Paide Leer nagu arutas, et võib-olla ongi hea kohe saada ja hooaja alguses selline väike või suur laks kätte, et siis sealt vigade parandust teha, tuleb teil ka ilmselt seda samamoodi võtta. No just jah, et tuleb seda sama asja, et ja, nii kokku ikka ei tohi variseda, et see on nagu lubamatu täiesti, et sõideti täiesti üle lihtsalt meile, et see on lubamatu. Mis halvasti siis järgmises voorus paremini. Aitäh sulle, jõudu. Ja Sakari Bagališvili ka meie juures. Saka, palju õnne. 7-1 kõlab kõrvalt uskumatult, kuidas endale tundub hetkel? Ma arvan, uskumatu ei ole. 3-1 vahemeelt ma nägin enne mängu, ma ütlesin, me võidame kindlasti, ma uskusin ja 7-1 ka, kui vaatame, kui palju nagu võimalust me tekisime, isegi esimene poolega meil pidi lööma juba 3-4 varavat. Ja meil on see enesekindlus eriti nagu eespool, ma ise ka, inimesed arvavad nagu võib-olla minu aeg on läbi, aga ma näitan ja ma proovin näidata igas mängus. Sulle isegi nagu meeldib, kui kuskilt räägitakse seda, et siis sul on väike lisamotivatsioon, võib nii öelda? Jah, need nagu, kes räägivad nagu minust, nagu ei saa, see annab natuke lisamotivatsioon. Mul on niikuinii on olemas väga suur motivatsioon, et nagu oleks nagu parim mängija, aga siis nemad ka nagu natuke aitavad ja ma tänan. Mängu algus teie poolt väga hea, kiiresti 2 väravat ja tegelikult te suutsite seda esimest poolaega ka pärast seda kontrollida, et okei, Vaprus lõi ühe tagasi, aga saite nagu väga hästi mänguga hakkama ka kõik need esimesed 45 minutit. Jah, nagu te ütlesite, et alustasime väga hästi, lõime 2 kiirem varavat, oleks löönud 3 ja oleks nagu lihtsamad, aga nagu jalgpallist nagu ei saa nii lihtsalt kõik ja Vaprus nagu väga tugev meeskond. Nemad näitasid eelmise mängus nagu Paidega, nad suudavad 2-0 nagu tulema ja võita mängu. Nad lõid 1 varav, aga me uskusime, et nagu saame nagu rohkem nagu varavad lööma, siis õnneks nagu kõik need, mis me tekisime eest, nagu lõime siis. Ja teise poole ajal, kus samamoodi väga hea, et riietusruumis tundus siis olid head jutud? Jah, oli nagu mis mulle meeldis rohkem nagu isegi peale nagu poolega riietusruumist nagu kõigil oli nagu enesekindlust, nagu mänge ei ole läbi. Me teadsime, nagu ma ütlesin juba, nagu Pärnu tegin juba üks siukene comeback ja me tahtsime varavaid, siis lõpuks läks nii, lõime väga palju varavaid isegi tänase mängu. Kuidas nüüd enne järgmist mängu nii-öelda 2 jalga maa peal hoida, et meeskond liiga pilvedesse ei tõuseks? Ja, ei, täna võib tähistada ja ma kindlasti tähistan täna, aga homme juba mõtleme järgmine mängus ja hakkame tegema. Siit, nagu see klassika ütleb, hea edasi minna sellise tulemuse pealt kindlasti emotsionaalselt just? Emotsionaalselt muidugi, et kui vaatame tagant 2 kaotus meil oli Flora vastu ja muidugi see võit annab nagu emotsionaalselt väga palju. Olgu, nagu sa ütlesid, tähistada on vaja, lasen see sinna. Aitäh sulle, jõudu!